Ameerika poliitikud hakkavad lõpuks mõistma Ameerika Ühendriikide sõna otseses mõttes islami ülevõtmist. Ja Tommy Robinson annab häiret nii, nagu ainult tema oskab, lihtsalt teadmiseks. Kas sa teadsid, et Texases on viimase 5 aasta jooksul mošeede arv kasvanud 300-lt enam kui 500-ni, kuna nad on valinud just Texase ülevõtmise alguspaigaks? Tänu Jumalale, et inimesed hakkavad ärkama. Kuulame, mida tal öelda on. Eile või 2 päeva tagasi tegin ma sama asja. Kui me kongressiga rääkisime, ütlesin ma, et filmime selle üles. Ja nad ütlesid, et see on privaatne seminar kongressiga. Ma ütlesin, et olgu. Nii et me kõik. Neile, kes ei tea, see on Tommy Robinson, ta on tuntud islami ülevõtmise vastane aktivist, keda on tembeldatud paremäärmuslaseks ja ta on näinud, mis toimub Ühendkuningriigis ja ta ei soovi, et see jõuaks Ameerikasse. Ja oi, ma arvan, et ta ütleb palju seda, mida me kõik mõtleme. Šariaadi aspektid, infiltreerumine, petmine, ränne. Need kõik on osa sellest, kuidas nad tegutsevad, mis hakkab Ameerikas juhtuma, kui te ei ärka üles. Kõik need asjad. Aga kui ma tulen siia, käisin Dallases ja erinevates linnades, nägin samu asju, mida olen näinud Suurbritannias. Ma nägin Ameerika islamiseerumise algust. Mida rohkem ma sellesse süvenesin, seda rohkem nägin kasvu. Ainult Texases kasvas mošeede arv 5 aastaga 300, 530 nii. 600 aktiivset islamiorganisatsiooni töötavad ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas, et muuta Texase nägu. Ma usun, et Texas on valitud selleks, et võtta Ameerika Ühendriikidelt süda ja hing, sest kui nad võtavad Texase, võivad nad võtta kogu Ameerika. Ja see on lahing, kui nad suudavad võtta Ameerika, pole meid mingit võimalust. Ja kui me kaotame, mõjutab see ka sind, sest ma olen alati öelnud, et kui Iisrael langeb, langeb ka Euroopa. Kui Euroopa langeb, langeb ka Ameerika, sest islamil on kogu maailm sihikul. Nad tahavad maailma vallutada. Asi pole Iraanis, asi pole üksikutes riikides. Asi on selles, et nad tahavad maailma vallutada. Nii et kui ma tulin, olin ma mures. Ma olin mures Ameerika Ühendriikide pärast selle põhjal, mida ma nägin ja kuulsin. Ja siis kohtusin ma kongressmeniga ja kohtusin ärksate meestega, kes harivad end, kes õpivad, kes moodustavad vastupanu, olles vaid 1% elanikkonnast, et võidelda. Chip Roy, kellest loodetavasti saab järgmine Texase peaprokurör. See on hea uudis, sest me kõik ärkame üles, maailm ärkab üles. Ja võib tunduda, et poliitikud mõistavad seda väga aeglaselt ning et valitsused on aeglased. Aga mida Tommy siin ütleb, on see, et ei, sõbrad, vastupanu on tulemas. Tere tulemast vastupanusse muide, mina olen Meira ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, kui teil on sellest küllalt, kui teil olete leidnud oma inimesed. Aga see on põnev, sest inimesed ärkavad üles. Ta sai sellest täielikult aru. Ma mõtlen, ma olen seda teinud 30 aastat. Suurbritannias oleme näinud džihaadi sõda, vägistamisi, kõiki neid probleeme, mis tulevad islamist. Ja meil pole olnud ühtegi poliitikut, mitte ühtegi pärast Churchilli aega, kes oleks islamist rääkinud. 650 poliitiku seas on Manchesteris õhku lastud 26 last. Meil on sõdureid pea maha raiutud. Londoni metroos pommitati 52 inimest. Kõik see džihaad on toimunud islami nimel, sõna-sõnalt Koraani tsiteerides, ja selle kõige juures pole mitte ükski parlamendiliige parlamendis sõnagi lausunud. Jah. Nii et tulla siia ja kohtuda kongressi liikmetega, sealhulgas kõrgetasemeliste kongressi liikmetega. Pidada individuaalseid kohtumisi erinevate senaatoritega, kes on täiesti teadlikud toimuvast. Ma selgitasin pärast oma ettekannet neile kongressi liikmetele, et kui te oleksite Suurbritannias, oleks iga üksteist selle eest, mida te olete sotsiaalmeedias öelnud, meie politsei poolt arreteeritud ja kinni peetud. Kas see pole mitte hullumeelne? Kas see pole mitte lihtsalt hullumeelne, et ei tõesti arreteeritaks Ühendkuningriigis selliste asjade ütlemise eest ja mitte ühtegi poliitikut ei ole? Aga tänu Jumalale, et Ameerika hindab tegelikult vabadust sellest kõrgemalt ja nad tõesti näevad, et see lihtsalt ei saa juhtuda. Islami nimel tsiteerides sõna-sõnalt Koraani. Ja selle kõige juures pole mitte ükski parlamendiliige parlamendis suud lahti teinud. Jah, samuti eelistaksin rääkida oma tööst ja sellest, mida olen teinud ning pidada arutelu. Ma ei tea, kui paljud teist teavad minu täielikku lugu. Ma annan lühikese ülevaate. Ma sündisin Lutoni linnas 1982 aastal. Luton on karm linn, kus on palju probleeme. Kui ma sündisin, oli meil 1 mošee. Nüüd on meil 45 mošeed. Ma olen seda muutust näinud. Ma ei ole siin, nagu doktor Bob ütles. Ma ei räägi sellest, mida olen lugenud. Ma ei räägi sellest, mida olen kuulnud. Ma räägin oma elukogemusest. See on see, mida olen näinud. Olen näinud probleeme, mis on tulemas. Olen näinud tagajärgi. Olen näinud valitsuse ja politsei nõrkust ning võimetust nende probleemidega toime tulla. Olen seda kõike pealt näinud. Mul on olnud nõbud, kes on olnud vägistajate jõukude ohvrid. Mul on olnud sõpru. Mul on olnud sõpru, kelle isad on moslemitest jõukude poolt tapetud. Olen näinud seda kõike. Ja ma tunnen, et seisan nüüd siin. Ilmselgelt alustasin oma aktivismi 2009 aastal, kui alustasin tänavaprotestide liikumist nimega English Defense League.
me olime, kuidas ma ütlen, me olime lärmakas kamp, aga me olime vihased noored inglise mehed, kes olid tüdinenud meie laste põlvkonna vägistamisest ja prostitutsioonist. Kõik meist igas linnas ja asulas teadsid kedagi, keda need jõugud olid mõjutanud. Nagu ma ütlesin, Lutonis oli mul nõbu, aga ma teadsin nii paljusid inimesi ja ma alustasin seda tänavaprotestide liikumist. Ja ma sain kiire õppetunni poliitika kohta. Ma ei mõistnud poliitikat ega hoolinud poliitikast või meediast kuni selle hetkeni. Ma olin kirglik raha teenimise suhtes, ma olin kirglik edu saavutamise suhtes. Ja kui ma asutasin English Defense League'i, oli mul 7 maja ja 2 ettevõtet. Ma saavutasin edu. Mõnikord mõtlen, kus ma oleksin, kui ma poleks hakanud islami teemal sõna võtma. Tõenäoliselt oleks mul 100 maja. Meil läheks lihtsalt hästi. Aga siis jõudis mulle kohale, et pole vahet, kui palju me raha teenime. See ei loe, see pole oluline. Ma saan kolida. Ma olin juba kolinud. Ma olin linnast välja saanud. Kõik Lutonis, kui sa teenid raha või saavutad edu, siis sa lahkud Lutonist. Kõik lahkuvad Lutonist, et probleemidest eemale saada. Aga siis tulevad need probleemid sinna järele. Ja millal me lõpetame põgenemise, kui me oleme juba randades? Sest Ameerika peab sellest aru saama. Paljud ameeriklased, teie, kes te siin istute, või paljud linnades ja asulates, te ei pruugi tunda, et see teid puudutab. Te võite mõelda, et see on New Yorgis. See on New Yorgis. Uskuge mind, see tuleb. Okei? See tuleb. Ja see tuleb ruttu, väga ruttu. Ja teie linn muutub hetkega. Ja samal ajal, kui see toimub, kardavad inimesed sellest rääkida, nii nagu kardeti Ühendkuningriigis. Nii et 30 aastat on neil õnnestunud Briti elanikkonda vaigistada, hirmutades neid rassistiks tembeldamisega. Süüdistused ja sõnad nagu rassism ja äärmuslus, see on tõeline hirm, sest asi pole ainult selles. See on hirm saada rünnatud, vägivaldselt rünnatud. See on hirm kaotada oma töö. See on hirm, mis mõjutab sinu sotsiaalset ringkonda. Seisan siin praegu. 2 nädalat enne siia tulekut pandi mind ISISe viimase ajakirja esikaanele, et mind tappa. Nii et sain oma esimese fatva. Kas te teate, kui kaua ma olen üritanud fatvat saada? Olen selle nimel kõvasti tööd teinud, 15 aastat, ja neil läks 15 aastat aega, jah. Neil läks 15 aastat aega. Ja mõned inimesed küsivad, kuidas sa ikka veel üritusi korraldad? Miks sa inimestele ütled, kus sa oled? Ma olen alati öelnud, et kui sa muretsed tagajärgede pärast, siis sa ei too kunagi muutust. Ja ma seletan, et oli üks kord 3 või 4 aastat tagasi, kui ma muretsesin tagajärgede pärast ja vedasin iseennast alt ning vedasin oma eesmärgilt. See on tegelikult nii oluline väide. Kui sa kardad tagajärgi, siis sa ei tee kunagi muutust, sest alati võib midagi pärast valesti minna ja sa ei tea kunagi. Aga kui sa tõesti näed midagi, mida on vaja muuta, siis sa tegeled sellega ja tegeled ka kõigega, mis tuleb. Sa teed seda, sa lõpuks tegeled sellega. Ma mõtlen, ma ei suuda ette kujutada. Ma ei oleks mitte kunagi alustanud seda kanalit selleks, et rääkida sellest, mida ma teen. Kui ma oleksin mõelnud, mida see minu jaoks tulevikus tähendab, siis tänu Jumalale, et see on tähendanud ka häid asju, aga ma poleks seda kunagi teinud. Ma oleksin olnud liiga hirmul. See oli siis, kui ma keeldusin teavet avaldamast, mille eest ma eelmisel aastal vanglasse sattusin. Aga ma tahan alustada sellest, mida ma avastasin, kui lõin English Defense League'i. Igas linnas ja asulas, kuhu ma läksin, leidsin ma perekondi. Ja inimesed küsivad, mis sind edasi viib? Mis paneb sind jätkama? Ma olen kohtunud nende perekondadega, ma olen kohtunud nende tütardega. Ma olen kohtunud nende tüdrukute isadega, keda on vägistatud, röövitud, piinatud igas linnas ja asulas. See on lihtsalt uskumatu, et nii paljusid naisi on vägistatud. Ja ometi ei ole see justkui kõige suurem probleem, millega me kõik püüame võidelda ja tegeleda. Sul oli MeToo liikumine, mis põhimõtteliselt hävitas kõik töökoha seksuaalse väärkohtlemise tõttu, sõna otseses mõttes töökoha seksuaalse väärkohtlemise tõttu. Ja sul on alaealiste tüdrukute seksuaalse ärakasutamise jõugud, kelle eesmärk on noori tüdrukuid vägistada ning keegi ei tee selle vastu midagi. Reisi ringi. Ja kas sa tead, kui hull see on, kui sa maha istud? Ma käisin Blackburni linnas üsna varakult. Ma kohtusin ühe isa, venna ja perega. Nende 13-aastane tütar oli selleks ajaks olnud kadunud 3 või 4 päeva. Nad kutsuvad politsei ei tee midagi. Ja mõnikord räägivad inimesed vägivallast, mis oli tänavatel, mõnes neist liikumistest. Ja järgmisel päeval oli meil Blackburnis meeleavaldus ja see läks politseiga tuliseks. Ma läksin kohale, et rahustada olukorda ja meie toetajaid. Kas tead, kes oli eesotsas politseiga vastamisi? Selle tüdruku vend. Selle tüdruku vend. Nii et kui sa neid asju näed, siis ma alati mõtlen, et sa tegelikult ei tea, mis siin toimub. Sa ei tea, mis on juhtunud. Ja sul on terve põlvkond lapsi, kes on linnades ja asulates röövitud, vägistatud ja tapetud. Ja samal ajal, kui see on juhtunud, on nende vanemaid rünnatud. Nende perekondi on rünnatud. Mitte keegi pole olnud seal, et neid toetada. Seega tahan ma kasutada seda võimalust, et rääkida oma tööst ja sellest, mis mind selle tööni viis. Nagu ma ütlesin, olin ma tänavaaktivist. Ma ei tegelenud poliitikaga. See on see, mis toimub. See toimub kogu Ühendkuningriigis kõikjal, kus islami ülevõtmine püüab aset leida.
ja sellest on Ameerika poliitikud teadlikud. Kas tehakse piisavalt? Ei. Kas on väga keeruline põhiseaduslik küsimus, mis vajab lahendamist? Vabadus, religioon ja nii edasi? Jah. Aga siin on selge mudel sellest, mis juhtub teie linnadega, kui te ei nõua oma poliitikutelt muutust. Ja tänu jumalale poliitikud hakkavad aru saama, et midagi tuleb ette võtta. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.